See on USS Gerald R. Ford, $13 miljardi väärtuses ujuv linn, mis asub Kariibi merel operatsiooni Southern Spear raames. See on suurim Ameerika sõjaline vägede koondamine läänepoolkeral viimase 30 aasta jooksul. Kui kuuleme sõna lennukikandja, mõtleme tavaliselt lihtsalt väga suurele laevale. Aga sinu teadmiste täiendamiseks, see pole lihtsalt tavaline laev, sest USS Gerald R. Ford on palju enamat. See on ujuv lennubaas, sõjaline peakorter ja väike linn, mis on kõik ühendatud ühel laeval. Ja üks selle kõige muljetavaldavamaid osi on lennutekk. See on koht, kus hävituslennukid maanduvad, õhku tõusevad ja neid valmistatakse ette oma missioonideks. USA mereväe andmetel on USS Gerald R. Fordi lennuteki pindala peaaegu 4,5 aakrit. Et selle suurust oleks lihtsam ette kujutada, mahub siia 3 järjestikust jalgpalliväljakut ja jääb veel ruumi ülegi. Pikkuse poolest ulatub see üle 1090 paks jala, samas kui selle kõige laiem osa on umbes 256 jalga. Seetõttu on see üks suurimaid lamedaid pindu, mida võib leida ükskõik, millisel liiklevan sõidukil maailmas. Kuid mitte ainult suurus ei tee seda tekki eriliseks. Kui märkad, siis selle lennurada ei ole sirge. Sellel on osa, mis on umbes 9 kraadi võrra laeva keskosast nurga all. Sellel on oluline põhjus, miks see nii tehti. Kui üks hävituslennuk maandub, saab samal ajal mõni teine lennuk teisel pool teki õhkutõusuks valmistuda. Seetõttu saavad lennukid maanduda ja õhku tõusta samaaegselt. See on sõja ajal väga oluline, sest rohkem lennukeid saab lühema ajaga õhku saata. Aga isegi kui lennutekk on väga avar, on see siiski üks kõige ohtlikumaid kohti. Kujuta ette, et siin liigub korraga palju hävitajaid, pöörlevaid masinaid, laadimissõidukeid, kütusetorusid ja sadu meeskonna liikmeid. Isegi väike viga võib põhjustada tõsise õnnetuse. Seetõttu on USA mereväel range süsteem. Igal meeskonna liikmel on vastavalt oma tööle kindlat värvi vormiriietus. Need, kellel on lilla vorm, tegelevad tavaliselt kütusega. Need, kellel on punane vorm, vastutavad pommide ja rakettide eest. Kollases vormis inimesed juhivad lennukite liikumist tekil. Rohelist värvivorm on katapuldi ja stardisüsteemide jaoks. Valget värvivorm on ohutuse ja meditsiiniliste toimingute jaoks. Pruun vorm on mehaanikute ja meeskonnaliikmete jaoks, kes vastutavad iga lennuki seisukorra eest. See ei ole ainult selleks, et neid oleks lihtne ära tunda, vaid see on ka oluline ohutussüsteem. Juba ainuüksi pilguga saab igaüks kohe aru, kelle poole tuleb teatud olukorras pöörduda. Lisaks sellele on lennutekil ka väga vali müra. Kui hävituslennukid töötavad täisvõimsusel, võib müratase ületada 140 detsibelli. See on kõrgem kui tase, mis võib kohe inimese kuulmist kahjustada. Seetõttu kasutab iga meeskonnaliige 2-kordset kõrvakaitset. Ja kuna on peaaegu võimatu üksteisest aru saada keset väga tugevat müra, kasutavad nad sageli omavahel suhtlemiseks spetsiaalseid käemärke. Esmapilgul tundub, et kõik, mis lennutekil toimub, on kaootiline. Kuid selle kaose taga on väga range koordineerimise, distsipliini ja väljaõppesüsteem. Iga liigutus on õigel ajal, igal inimesel on täpne ülesanne ja iga sekund on oluline. Sest kohas, mis on täis hävitajaid, kütust ja raskeid seadmeid, ei ole korralik meeskonnatöö mitte ainult missiooni edu võti. See on ka põhjus, miks 100 töötajad saavad iga päev turvaliselt töötada ühes maailma kõige tegevusrohkemas ja ohtlikumas kohas. Aga enne kui me arutelu alustame, palun pane videole meeldimine ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Siiski, aastakümnete jooksul on USA mereväe lennukikandjad kasutanud ainult üht süsteemi oma hävitajate õhkutõusuks. See on aurukatapult. Selle põhimõte on lihtne. Laev kasutab väga tugevat aururõhku, et lennukid kiiresti ettepoole tõugata. Vaid umbes 2 sekundi jooksul suudab see süsteem kiirendada hävituslennuki peaaegu nullist üle 150 miili tunnis. See süsteem on suurepärane ja on end aastaid tõestanud, kuid uute, kaasaegsemate lennukite ilmumisega hakkavad ilmnema ka selle piirangud. Näiteks kogu süsteemi kaal. Sellel on ka palju osi, mida tuleb regulaarselt hooldada ja seda ei ole lihtne kohandada erinevat tüüpi lennukite jaoks. Seetõttu tegi USA midagi erilist ja viis läbi suure muudatuse USS Gerald R. Fordil.
Aurujõu asemel kasutatakse nüüd elektromagnetilist tehnoloogiat. Seda nimetatakse e-MALS-iks ehk elektromagnetiliseks lennukite stardisüsteemiks. Lihtsamalt öeldes kasutab see tugevat magnetjõudu, et aidata lennukeid õhku tõsta. See põhineb samal põhimõttel, mida kasutatakse mõnes kiires maglevrongis, mis samuti kasutavad elektromagnetismi, kuid lennukikandjal kasutatav süsteem on palju võimsam ja keerulisem. Siin, kui hävituslennuk on valmis õhku tõusma, vabastab süsteem täpselt nii palju energiat, kui konkreetsele lennukile vaja on. Kui lennuk on väike ja kerge, kasutatakse vähem energiat. Kui see on raske ning täis kütust ja relvi, vabastab süsteem tugevama jõu. Tänu sellele on iga start paremini kontrollitud. Lennuki kiirendus on ka sujuvam võrreldes vana aurukatapuldi järsutõukega. Tulemuseks on väiksem koormus lennukile. Selle osade purunemise võimalus on väiksem. Ja lennukite tööiga on pikem. Veel üks selle suurimaid eeliseid on see, et liikuvaid osi on vähem. Vähem osi võib katki minna, vähem hooldust on vaja ja kogu süsteem saab kiiremini tööle tagasi. USA mereväe sõnul on see üks Gerald R. Fordi lennukikandja arenenumaid tehnoloogiaid võrreldes nende varasemate lennukikandjatega. See pole lihtsalt lihtne uuendus. See on suur samm mereväe lennunduse järgmise põlvkonna suunas. Kui vanad lennukikandjad olid 20. sajandi tehnoloogia sümboliks, siis e-MALS on üks 21. sajandi lennukikandjate sümbolitest. Sellest hoolimata, kui räägitakse USS Gerald R. Fordist, küsivad paljud, kui palju see maksab. Ameerika Ühendriikide valitsuse ametlike aruannete kohaselt ulatusid laeva disaini, arenduse, testimise ja ehituse kulud ligikaudu $13,3 miljardit. Selle summa juures peetakse seda üheks ajaloo kõige kallimaks sõjalaevaks. Loomulikult oli paljude inimeste jaoks üllatav selle maksumuse suurus. Enamiku jaoks on raske ette kujutada, kuidas ühe laeva hind võib nii kõrgeks minna, kuid tegelikult ei makstud siin ainult terase ja masinate eest. Kulude hulka kuulus ka uute tehnoloogiate väljatöötamine, mida kasutati esmakordselt Gerald R. Fordil. Nende hulka kuuluvad elektromagnetiline lennuki stardisüsteem, uued radarid, täiustatud relvatõstukid, uued tuumareaktorid ja palju muud. Enne kui need süsteemid laevale paigaldati, tuli need kõigepealt projekteerida, testida, parandada ja korduvalt uuesti testida. Selle tõttu kasvas projekti kogukulu. Samuti tekkis viivitusi, kuna mõningaid uusi tehnoloogiaid tuli parandada, sest need ei töötanud kohe ootuspäraselt. Selle tõttu sai programm kriitikat mõnelt valitsuse järelevalverühmalt ja kaitseanalüütikult. Kuid sellest hoolimata on projekti toetajatel ka oma argumendid. Nende sõnul ei tohiks Gerald R. Fordi pidada lihtsalt tavaliseks laevaks. See on sõjaline platvorm, mis peaks teenima peaaegu 50 aastat. Alates selle kasutuselevõtust 2017 aastal oodatakse, et see jääb teenistusse kuni 2060. aastate keskpaigani. Selle aja jooksul saab see reisida üle maailma erinevates ookeanides, osaleda sõjalistes operatsioonides ja olla kogu lennukikandja löögigrupi keskuseks. Kui lennukikandja löögigrupi operatsioonis osaletakse, ei kuulu sinna ainult lennukikandja. Tavaliselt on sellega kaasas raketihävitajad, allveelaevad ja muud tugilaevad. Lihtsalt öeldes on Gerald R. Ford kogu selle tohutu mereväe jõu süda. Ja USA mereväe jaoks on võime viia ujuv lennubaas ükskõik millisesse maailma nurka üks olulisemaid põhjuseid, miks nad on valmis selle laeva eest nii palju kulutama. Veel üks põhjus, miks USS Gerald R. Ford on nii eriline, ei seisne ainult selle suuruses, vaid ka selles, kui võimas energia sellel on. Selle tohutu laeva all on peidus 2 tuumareaktorit, mis on kogu lennukikandja peamine elektri- ja jõuallikas. USA mereväe andmetel on need reaktorid spetsiaalselt Ford-klassi lennukikandjate jaoks valmistatud ning need on võimsamad kui need, mida kasutati varasemates Ameerika lennukikandjates. Tänu sellele süsteemile suudab laev üle 100 000 tonni kaalu liikuda kiirusega üle 30 sõlme, samal ajal kui sees töötab tuhandeid seadmeid. Kuid veelgi muljetavaldavam pole mitte kiirus, vaid 1000 seadet selle sees. Kuid veelgi muljetavaldavam pole mitte kiirus. Nende reaktorite tuumkütus on loodud kestma umbes 25 aastat enne, kui seda tuleb vahetada. Lihtsamalt öeldes ei ole see nagu tavaline laev, mis vajab regulaarselt kütust tankerlaevadelt. See võib jätkata tööd aastaid, ilma et peaks muretsema kütusevarude pärast oma mootorile.
Tegelikult on kerega seotud probleemid tihti sagedasemad. Meeskonna toit on tihedamini probleemiks kui laeva enda energia. Aja jooksul lisatakse lennukikandjatele üha rohkem kaasaegseid seadmeid. Võimsamad radarid, keerukamad lahingusüsteemid, arenenumad sidevahendid ja tulevikus võib olla ka kõrge energiaga laserrelvad. Seetõttu ei ole Gerald R. Fordi reaktorid loodud ainult tänapäeva jaoks. Need on samuti loodud selleks, et toetada tehnoloogiaid, mida võib kasutada ka aastakümnete pärast. Lihtsamalt öeldes ei ole see laev loodud ainult tänapäeva jaoks. See on lennukikandja, mis on ette valmistatud järgnevateks aastakümneteks ja kogu selle energia peamine eesmärk on üks, et hoida oma lennukeid valmis igal ajal õhku tõusma. Sest tegelikult pole USS Gerald R. Fordi kõige tähtsam relv mitte laev ise, vaid selle pardal olevad lennukid. Kui lennukikandja on missioonil, on sellega kaasas terve lennutiib. See koosneb tosinatest erinevate ülesannetega lennukitest. On hävituslennukid õhuvõitluseks, on lennukeid täppislöökideks, on lennukeid luureks ja radari jälgimiseks, on helikoptereid otsingu- ja päästeoperatsioonideks ja on ka lennukeid, mida kasutatakse inimeste, varustuse ja tarvikute transportimiseks. Kui kõik need kokku panna, siis tundub nagu vaataksid väikest õhuväge, mis on ühel laeval. Ja see ongi põhjus, miks see on nii oluline. Kaasaegses sõjalises strateegias ei pea lennukikandjad enam tuginema teiste riikide lennuväljadele. Ei ole enam vaja luba küsida, et rajada suur õhuväebaas maale. Lihtsalt vii lennukikandja sinna piirkonda, kus seda vaja on. Ja vaid lühikese ajaga on sul täielik õhuoperatsioonide võimekus keset ookeani olemas. Aja jooksul muutuvad USA mereväe kasutatavad lennukid üha enam. Järk-järgult kasutatakse üha rohkem kaasaegsemaid hävitajaid, nagu F-35C. Samal ajal ilmuvad ka uued mehitamata lennukid ehk droonid, mis suudavad täita erinevaid missioone ilma, et oleks vaja pilooti pardal. Ja kuna USS Gerald R. Ford on loodud pikaajaliseks teenistuseks, oodatakse, et sellel tekil nähakse järgmiste kümnendite jooksul veel palju uusi lennukitüüpe. Võib-olla näeb selle lennutiib aastaks 2045 või 2055 juba hoopis teistsugune välja, kuid selle peamine missioon jääb samaks. Olla ujuv lennubaas, mis suudab viia sõjalise õhuvõimsuse ükskõik millisesse maailma paika. Ja kui sa mõtled USS Gerald R. Fordist kui lihtsalt laevast, siis see kirjeldus jääb puudulikuks. Õigem oleks seda pidada väikeseks linnaks, mis ujub keset ookeani. Kui lennukikandja töötab täisvõimsusel, võib selle pardal olla üle 5000 inimese. Selle hulka kuuluvad piloodid, mehaanikud, meditsiinitöötajad, sideeksperdid, turvatöötajad, kokad ja tuhanded teised töötajad, kellel kõigil on oma ülesanded. Kuna inimesi on nii palju, peab sellel olema peaaegu kõik teenused, mida näed väikeses kogukonnas. Sellel on oma meditsiiniasutus. On hambaravikliinik, juuksur, pesupesemisteenus, jõusaal. On kabel erinevate religioonide jaoks, on väike pood meeskonna isiklike vajaduste jaoks ja on ka sidepidamissüsteemid, mis võimaldavad neil oma peredega suhelda, isegi kui nad on teisel pool maailma. Aga ära arva, et elu siin on nagu kruiisilaeval. See on sellest kaugel. Iga ruum laeval on loodud töö ja operatsioonide jaoks, mitte luksuseks. Enamik tavamadrustest magab tubades, kus voodid on kõrvuti. Mõnikord on 3 või 4 narivoodit üksteise otsas. Isiklik ruum on piiratud. Peaaegu alati on keegi ümberringi ja mitme kuu jooksul on neil harva päriselt privaatset ruumi ainult endale. Kuid sellest hoolimata õpivad nad elama kogukonnana, sest lennukikandjal sõltub missiooni edu mitte ainult hävituslennukitest, vaid ka tuhandetest inimestest, kes iga päev koos töötavad. Ja kui on üks asi, mis on oluline enam kui 5000 elanikuga kogukonna sujuvaks toimimiseks, siis see on toit. USS Gerald R. Ford peab iga päev toitma tuhandeid meeskonnaliikmeid, kes töötavad ööpäevaringselt. USA mereväe andmetel valmistatakse laeval iga päev umbes 18 000 teinet. Selle hulka kuuluvad hommikusöök, lõuna, õhtusöök ja toidud neile, kes on öövahetuses. Lihtsamalt öeldes juhid sa keset ookeani justkui tohutut hotelli või ülikooli. Kuid olukord on tegelikult veelgi keerulisem. Kui oled merel, ei saa sa lihtsalt lisatoitu tellida. Pole toidupoodi, pole kullerteenust, pole supermarketit,
pole midagi lähedal. Kõik, mida meeskond vajab, peab olema ette planeeritud. Seepärast on lennukikandjal suured laoruumid külmutatud liha, konserveeritud toiduainete, riisi, pasta, köögiviljade ja muu pikaajaliselt säiliva toidu jaoks. Kuid ükskõik, kui palju varusid ka poleks, saabub aeg, mille tuleb täiendada. Siin tuleb mängu üks kõige muljetavaldavamaid operatsioone merel. Samal ajal, kui lennukikandja liigub edasi, lähenevad varustusalused, et tuua toitu, varustust ja muid vajalikke asju. Seda tehakse siis, kui mõlemad laevad liiguvad ookeanil. Kaablite, varustuse ja mõnikord ka helikopterite abil viiakse varud üle ilma sadamasse tagasi pöördumata. Tänu sellele süsteemile suudab lennukikandja jääda merele mitmeks kuuks. Ja samal ajal, kui toit ja varud saabuvad, jätkub ka kogu laeva töö. Lõppkokkuvõttes on lihtne imetleda hävitajaid, raketisüsteeme ja tuumarelvi USS Gerald R. Fordil. Aga kogu selle tehnoloogia taga on üks lihtne tõde. See laev töötab tänu tuhandetele inimestele, kes töötavad ööpäevaringselt. Ja selleks, et igaüks neist oleks valmis, peab see väike linn, mida nad endaga kõikjale kaasa viivad, laitmatult toimima. Sellegipoolest, lisaks sellele, et see on üks maailma moodsamaid ja suurimaid lennukikandjaid, on ka eriline põhjus, miks seda nimetatakse USS Gerald R. Fordiks. See on nimetatud Gerald Fordi järgi, kes oli Ameerika Ühendriikide 38. president. Kuid ta ei olnud ainult endine president. Enne riigi juhiks saamist teenis ta ka USA mereväes teise maailmasõja ajal. Üks laevadest, millel ta teenis, oli lennukikandja Vaikse ookeani sõjatandril. Seal koges ta, kui raske ja ohtlik võib olla elu merel sõja ajal. USA mereväe ajalooliste andmete kohaselt koges ta tugevaid torme, operatsioone lahingute keskel ja erinevaid ohte, millega lennukikandja meeskond sõja ajal tavaliselt silmitsi seisis. Seetõttu ei ole paljude USA mereväe meremeeste jaoks sellel laeval kirjas mitte ainult endise presidendi nimi. See on ka meeldetuletus inimesest, kes kunagi teenis merel ja koges sama tüüpi sõjaväeelu, mida selle laeva meeskond praegu kogeb. Ja kuigi laeva nimi on oluline, on veelgi muljetavaldavam üks teine tehnoloogia, mis on peidetud lennuteki tagaossa. See on süsteem, mis vastutab ühe kõige raskema ülesande eest kogu lennunduses. Hävituslennuki ohutu peatamise eest, mis on just õhust saabunud. Kui hävituslennuk maandub tavalisel lennuväljal, on tal pikk ja avar rada, et aeglustada, kuid lennukikandjal on olukord teistsugune. Maandumisala on võrreldes maismaa lennuväljadega väga lühike. Seetõttu peab lennuk aeglaselt aeglustumise asemel peatuma vaid mõne sekundi jooksul. Seda tehakse paksude terastrossidega, mis on paigutatud lennutekile. Kui hävituslennuk maandub, haarab selle tagaosas olev spetsiaalne konks ühe trossidest kinni. Sealt algab kohe peatamisprotsess. Väga lühikese vahemaa jooksul peab kiire lennuk ohutult peatuma. Vanematel lennukikandjatel kasutati hüdrosüsteeme. See süsteem töötab hästi ja on end aastakümnete jooksul tõestanud. Kuid kuna ilmus rohkem erinevaid lennukeid, sealhulgas droonid ja kaasaegsemad hävituslennukid, vajas USA merevägi paindlikumat tehnoloogiat. Seetõttu töötatigi välja täiustatud pidurdussüsteem ehk AAG. Selle asemel, et tugineda ainult vanale hydraulilisele tehnoloogiale, kasutab see kaasaegsemaid elektroonilisi ja energia neeldumise süsteeme, et täpsemalt kontrollida iga maandumise jaoks vajalikku jõudu. Lihtsamalt öeldes ei ole selle pidurdusjõud iga lennuki puhul ühesugune. See kohandab automaatselt jõudu sõltuvalt maanduva lennuki kaalust, kiirusest ja tüübist. See on eriti oluline nüüd, kui USA merevägi kasutab üha rohkem erinevaid lennukeid. Kergemad droonid, arenenumad hävituslennukid ja tulevased lennukid, mida praegu veel täielikult ei kasutata. Nagu ka varem mainitud, E-Molsi stardisüsteem läbis ka AAG pika arendus- ja testimisprotsessi enne, kui see täielikult kasutusele võeti. Kuid selle eesmärk on lihtne. Muuta USS Gerald R. Ford turvalisemaks, täpsemaks ja paremini valmis nii praeguste kui ka järgmiste aastakümnete lennukite jaoks. Kui sa märkad, siis enamikul lennukikandjatel on üks osa, mis on kohe nähtav isegi kaugelt. See on suur struktuur, mis seisab lennutekil servas. Seda nimetatakse saareks. Siin asub laevasild. Sidepidamissüsteemid, radariseadmed ja juhtimiskeskused, mis juhivad kogu lennukikandja tööd.
USS Gerald R. Fordil ei kopeeritud lihtsalt varasemate lennukikandjate disaini. Juba projekti algusest peale muudeti kohe saare asukohta ja disaini, et kogu laev oleks tõhusam. See viidi võrreldes varasemate Nimitsi klassi laevadega kandja tagaossa lähemale. Esmapilgul tundub see väike muudatus, aga lennukikandjal on iga ruutmeeter lennutekil väga oluline. Kui lennutekil on rohkem vaba ruumi eesosas, saab sinna parkida, ette valmistada ja liigutada rohkem hävitajaid enne missiooni. Mida kiiremini lennukid liiguvad, seda sujuvam on operatsioon ja seda rohkem lennukeid saab ühe päeva jooksul õhku tõsta. Gerald R. Fordi saareosa on samuti kõrgem kui mõnel varasemal lennukikandjal. Seetõttu on lennuoperatsioone juhtivatel ohvitseridel parem nähtavus. Neil on lihtsam jälgida lennukite maandumist, personali liikumist ja muid tegevusi lennutekil. Kohas, kus liiguvad samaaegselt hävituslennukid, traktorid, tugisõidukid ja 100 meeskonnaliikmed, on selge nähtavus äärmiselt oluline. Isegi väike viga võib põhjustada õnnetuse. Lisaks asuvad saarel ka mõned laeva kõige olulisemad radarisüsteemid. Need radarid aitavad tuvastada lennukeid, rakette ja muid võimalikke ohte kaugetel distantsidel. Lihtsamalt öeldes toimib saar kogu lennukikandja silmade ja ühe peamise juhtimiskeskusena. Ja samal ajal, kui laeva ülemisel tekil ollakse hõivatud hävitajate õhkutõusuga, toimub lennutekist allpool veel üks oluline operatsioon. Laeva sügavamates osades asuvad laoruumid, kus hoitakse pomme, rakette ja muud laskemoona. Neid ei saa lihtsalt tekile jätta. Need tuleb hoida turvaliselt laeva sees, kuni neid on vaja. Kuid kui on määratud missioon, tuleb relvad kiiresti viia laoruumidest lennutekile. Ja siin tuleb mängu üks tähtsamaid süsteeme, mida USS Gerald R. Fordil kasutatakse. Elektromagnetilised relvatõstukid. Vanematel lennukikandjatel kasutatakse hüdraulilisi tõstukeid, et tõsta pomme ja rakette laeva alumistest osadest üles. See süsteem oli tõhus, kuid see ei olnud nii kiire, kui USA merevägi sooviks kaasaegsete operatsioonide jaoks. Seetõttu kasutati Gerald R. Fordil elektromagnetilist tehnoloogiat. Sarnaselt mõnele uuele laevasüsteemile kasutavad ka need liftid elektrienergiat, et relvi kiiremini ja sujuvamalt lennutekile tõsta. Eesmärk on lihtne. Kui lennukeid saab järgmise missiooni jaoks kiiremini ette valmistada, saavad need ka kiiremini operatsioonile naasta. Tugeva sõjalise tegevuse ajal võib isegi mõneminutiline viivitus avaldada suurt mõju. Süsteemi loomine ei olnud lihtne. Esimestel testimisaastatel oli see üks neist tehnoloogiatest, mis koges palju probleeme ja viivitusi. Seda parandati ja katsetati mitu korda, enne kui see lõpuks oli valmis regulaarseks kasutamiseks. Kuid pärast pikka arenduse testimisprotsessi sai sellest osa Gerald R. Fordi eesmärgist muuta iga moodsa lennukikandja operatsiooni osa kiiremaks ja tõhusamaks. Nüüd, kui enamik inimesi jälgib hävitajaid lennutekil, on olemas veel üks süsteem, mis on peaaegu nähtamatu, kuid ülimalt oluline kogu lennukikandja lahingugrupi ohutuse jaoks. See on USS Gerald R. Fordi radarisüsteem. Kaasaegses sõjas ei piisa sellest, kui sul on võimsad relvad. Sa pead esmalt ohtu nägema, enne kui see sind märkab. Seetõttu on üks lennukikandja tähtsamaid ülesandeid pidevalt jälgida enda ümbruses olevat õhuruumi ja merd. USA mereväe andmetel kasutab Gerald R. Ford mõningaid kõige olulisemaid radarisüsteeme, mis on kunagi lennukikandjale paigaldatud. Need radarid suudavad otsida, tuvastada ja jälgida mitmeid sihtmärke samaaegselt. Nende hulka võivad kuuluda hävituslennukid, tiibraketid, droonid, helikopterid ja muud võimalikud ohud. See ei ole piiratud ainult ühe suunaga. See jälgib pidevalt laeva ümbrust igas suunas ja erinevatel kõrgustel. Kõige olulisem siin on info töötlemise kiirus. Tõelises lahingus võib raketi avastamise ja selle vastu tegutsemise otsuse vahel olla vaid mõni sekund. Seetõttu on laevaradarite süsteemid otse ühendatud teiste sensorite, elektroonilise sõjapidamise seadmete, sidevõrkude ja lahingusüsteemidega. Tulemuseks on reaalajas pilt kogu olukorrast lennukikandja ümber.
Mida selgem on teave, mida komandokeskuse ametnikud saavad, seda kiiremini suudavad nad teha õigeid otsuseid. Aga ükskõik kui hea radar ka poleks, pole sellest kasu, kui lennukikandja pardal olevad lennukid ei suuda tegutseda. Ja siin näeme üht kõige olulisemat mõõdupuud lennukikandja puhul. Mitte selle suurus, mitte selle hind, vaid see, kui palju missioone suudab see ühe päeva jooksul toetada. Sõjalennunduses nimetatakse seda sortide arvuks. Üks sorti tähendab ühe lennuki täielikku missiooni. Lendamine, missiooni täitmine ja ohutu naasmine lennukikandjale. Mida kõrgem on sortiide arv, seda rohkem operatsioone suudab laev teha. Rohkem sihtmärke saab jälgida, rohkem toetust saab liitlastele anda ja selle mõju lahingule on palju suurem. See on üks peamisi põhjuseid, miks Gerald R. Ford kavandati algusest peale kui tõhusam lennukikandja. Ford-klassi programmi ametlike eesmärkide kohaselt on see laev loodud selleks, et saaks saata rohkem lennukeid missioonidele kui varasemad lennukikandjad. See ei ole tingitud ainult ühest tehnoloogiast. See on kõigi meie arutatud asjade koosmõju tulemus. Kaasaegsem stardisüsteem, kiiremad relvatõstukid, paremini korraldatud lennuteki paigutus, tõhusamad hoondussüsteemid ja meeskonna tõhusam koordineerimine. Kui kõik need asjad kokku panna, saab lennukeid palju kiiremini ette valmistada. Kui USA merevägi jätkab oma lennukikandjate võimekuse parandamist, on neil veel üks vähem märgatud eesmärk – vähendada laevade käitamiseks vajalike inimeste arvu. Esmapilgul võib mõni arvata, et mida rohkem inimesi, seda parem. Kuid sõjaväeorganisatsioonis vähendab iga lisanduv inimene lisakulusid. Neid tuleb koolitada, toita, varustada, majutada ja toetada kogu nende teenistuse vältel. Seetõttu on Ford-klassi programmi üks eesmärke kasutada automatiseerimist, et vähendada meeskonna suurust ilma laeva võimekust vähendamata. Paljud süsteemid on ümber projekteeritud nii, et nende käitamiseks ja hooldamiseks oleks vaja vähem inimesi. Mõned tööd, mis varem vajasid palju töötajaid, saab nüüd teha väiksema meeskonnaga, kasutades kaasaegsemat tehnoloogiat. See ei vähenda inimese tähtsust. Selle asemel rõhutab see veelgi tehnoloogia kasutamist, et muuta iga tegevus tõhusamaks. Ja võib-olla on see üks kõige olulisemaid ideid kogu Gerald R. Fordi projekti taga. Seda ei tehtud ainult praeguste vajaduste jaoks, vaid ka järgmisteks aastakümneteks. Kui USS Gerald R. Ford 2017 aastal kasutusele võeti, oli selle disaineritele selge, et nad ei suuda ette näha, milline maailm välja näeb 2067 aastaks. Võib-olla on vaenlased teised, võib-olla on tehnoloogiad teised, võib-olla on ka sõjapidamise viis teistsugune, kuid sellest hoolimata püüdsid nad ehitada laeva, mis suudaks nendele muutustele kohaneda. Seetõttu on selle reaktoritel suur varuvõimsus tulevikus tekkida võivate tehnoloogiate jaoks. Seetõttu on selle lennusüsteemid ette valmistatud järgmise põlvkonna lennukite jaoks. Samuti on paljud selle osad loodud nii, et neid oleks lihtne uuendada, kui uusi tehnoloogiaid välja tuleb aja jooksul. Järgmiste aastakümnete jooksul näeme tõenäoliselt rohkem droone, arenenumaid lennukeid, kaasaegsemaid sensoreid ja uusi relvasüsteemide tüüpe, mis pole praegu veel tavalised. Ja Ameerika Ühendriikide merevägi eeldab, et USS Gerald R. Ford on valmis paljudeks neist muudatustest. Lõppkokkuvõttes ei saanud USS Gerald R. Fordist maailma suurim, kalleim ja üks võimsamaid sõjalaevu ainult oma suuruse tõttu. Sellest sai sümbol, millel oli suurem eesmärk. Võime tuua täielik lennubaas ookeani keskele, lasta õhusõidukeid õhku igal ajal, opereerida tuhandeid meeskonnaliikmeid mitmeid kuid järjest ning jääda valmis väljakutseteks, mis võivad tekkida mitte ainult homme, vaid ka aastakümnete jooksul.